Kas lähme siis teema juurde? Ma panin siis ka oma teemale pealkirjaks naine, kuidas Jumal meid näeb. Ja kuidas see teema kõik minu sees hakkas kerima, kui ma kuulsin ühest juhtumist ühe moslemi naise ja kristlase vahel ja kuidas see moslemi naine nagu tuli siis esile see, kuidas tema ei tohi isegi oma Koraani ega oma pühakirja lugeda. Ja tal oli suu oli imestusest ammuli, et kas kristlane, et tema tohib piiblit lugeda, kas iga päev ja kas tõesti sina ise võid lugeda. Et selle oli nüüd konkreetselt oli Somaalia moslem ja seal võisid siis ainult pühad mehed siis Koraani pühakirja lugeda. Ja see lugu kuidagi jäi minu sisse ja pani mõtlema mind, kuidas Jumal näeb naise väärtust. Ja me teame, et islamiriikides naisel ei ole mitte mingisugust väärtust. Ja kui ma lugesin veel seda Anahita raamatut, see pani mind veel rohkem mõtlema sellele, et kuidas naise vabadus nendes riikides on piiratud. Ja meil on ka sõbrad Afganistanis ja me teame, kuidas Afganistanis tegelikult juba elu õitses, aga kuidas praegu on jälle naistelt ära võetud igasugune vabadus käia koolis ja saada haridus ja kõik muud asjad. Aga kuidas siis Jumal näeb ka naise väärtust? Ja Jumal on ju ka valinud ju naise koguduse võrdpildiks ja Kristus suri koguduse eest, seda me teame. Aga ma tahan täna natukene rääkida õpetussõna 31:10 põhjal, tubli naise ülistus. Ja mõtlesin, et kui lahkame seda ja sukeldume natuke sellesse. Ja kui me võtame lahti õpetussõna 31:10, siis seal ütleb niiviisi. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid, kes leiab tema. Ja võtaks lahti selle sõna tubli, et mida see siis tähendab. Ja see tubli eesti keeles nagu väga palju ta meile nagu ei anna. Aga inglise keeles on see virtuous woman, vooruslik, üllas, õilis, suursugune. Aga heebrea keeles see tuleb siis sõna shail ja selle shail on väga võimas tähendus. See tähendab väge, tugevust, vaprus, armee, jõud, rikkus. Ja seda sama sõna kasutatakse ka piiblis kirjeldamaks Taaveti võimsad mehed, treenitud sõdalased, armee, mis on treenitud sõja jaoks. Ja selle sama sõna on ka Jumal valinud siis ka naiste kirjeldamiseks. Ja piibli kontekstis see termin tubli või siis voorusliku iseloomuga seostatakse sageli ka tarkuse ja issanda kartusega. Et seda näeme õpetussõnadest 9:10, kus on kirjas, et issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama äratundmine on arukus. Et see sõna shail, mis tähendab siis jõudu ja vaprust ja viitab ka sellele, et see naine pole mitte ainult moraalselt õiglane, vaid ka ta on tugev ja võimekas. Ja see on ka kooskõlas piibeliku kujutamisega sellisest naisest nagu Rutt, keda kirjeldatakse kui voorusliku iseloomuga naist. Rutt 3:11 ja seal on kirjas nii ja nüüd mu tütar, ära karda, kõik mida sa soovid, ma teen sulle, sest mu rahva väravas teab igaüks, et sa oled tubli naine. Ja sellest tublist naisest ei tule kuidagi esile kõik see armeed ja jõud ja tugevus. Nii, aga lähme siis edasi. Ja see tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Aga siin erinevates kohtades öeldakse, kas rubiinid või pärlid. Aga need on nagu vääriskivid ja Lähis-Idas hinnati nende kõrgelt, nende ilu ja need olid nii haruldased ja see võrdlus tõstab selle voorusliku naise väärtuse materiaalsest rikkusest kõrgemale, vihjates, et tema väärtus on mõõtmatu ja igavene.
ja see siis ka kajastub õpetussõnades 8.11, sest tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole võrdne sellega. Et ühesõnaga tarkus kirjeldatakse ka kui rubiinides väärtuslikumat. Ja võrdlus rubiinidega või pärlitega osutab ka siis vaimsete ja moraalsete omaduste igavesele väärtusele ajalike rikkuste ees, mis on kooskõlas Uue Testamendi kirjakohaga, et sellest õrna ja vaikse vaimu kadumatust ilust. Esimese Peetruse 3 ja kirjaga 3-4. Et teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate, vaid selleks olgu varjul olev südameinimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatu ilus, mis on Jumala silmis palju väärt. Et maailmas, mis sageli väärtustab välimust, kutsub see salm üles keskenduma sisemiste vooruste arendamisele, mis peegeldavad siis Jumala iseloomu. Ja selle kirja kohe seal lõpus on nagu, et kes leiab selle naise, see retooriline küsimus. Et see viitab ka sellele, et sellise iseloomuga naine on haruldane ja väärtuslik, nii nagu rubiinid või pärlid on väärtuslikud ja raskesti leitavad. Ja kui sa loed kogu selle tubli naise ülistust, siis sealt näeb, kui suur on sellise naise mõju oma pere jaoks, kuidas ta kannab hoolt, ta mässab, teab hommikust õhtuni ja, ja kuidas ta tõstab oma mehe aud ülesse ja ta tõesti, ta panustab perekonda ja kogukonda. Ja tõesti, et see julgustaks naisi ka taotlema Jumala kartlikkust ja tarkust. Ja piibel nagu kutsub ka üles tunnustama mehi selliseid naisi ja kalliks pidama sellist vooruslikku naist ja tõesti austades tema panust perekonda, ühiskonda, kogukonda. Ja toon välja veel mõned kirjakohad, mis nagu kinnitavad seda. Õpetussõna 12.4, et tubli naine on oma mehe kroon, aga häbitu on otse kui mädanik tema luudes. Ja õpetussõna 18.22, kes leiab naise, leiab õnne ja saab issanda hea meele osaliseks. Ja õpetussõnad 19.14, koda ja vara on isande pärand, aga arukas naine on issandalt. Aga üks kirjakoht veel, mis mind selles kogu tubli naise ülistuses, mis mulle kõneles, mida ma polnud nagu varem märganud, oli õpetussõna 31.17, et ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ja ma saan aru, et see kirjakoht räägib meile ka ju Efeslastele 6 vaimsest sõjapidamisest ja laulud 18.35, et ta õpetab mu käsi sõdima ja mu käsivard vaskambu vinnastama. Et me kõik oleme kutsutud sõjaväeteenistusse, nii et Kristuses ei ole meest ega naist, nagu ütleb Galatlastele 3.28. Ja tahtsin tuua ka ühe võimsa naise piiblist, valisin selleks kuninganna Estri. Ja Jumal paigutas Estri väepositsioonile just selle aja jaoks. Ja Jumal on ka meid pannud selle väepositsioonile just praeguse aja jaoks. Ja Ester oli ju ka orb, et ta oli kindlasti üles kasvanud ka orbu mentaliteediga. Aga teda kasvatas üles ju Mordokai, kes vormis teda selle ülesande jaoks, mis teda ees ootas. Ja nii nagu ka meie taevane isa vormib meid, vabastades meid nendest orvu mõtteviisidest ja kõik, mis meid veel aheldab. Ja Ester kasutas oma positsiooni oma rahva päästmiseks. Ja ka meie saame kasutada oma positsiooni, kuhu Jumal on meid pannud ja teha ka eespalveid oma lähedaste eest, inimeste eest, rahvaste eest. Ja selle läbi ma tahangi
julgustada naisi, et me teaksime, et meie oma väärtust, et see, kuidas Jumal meid kirjeldab, see vägi, see tugevus, et kui mõni veel kahtleb, et kas minu palved üldse loevad, kas need teevad midagi, siis siin on üks väga suur kinnitus, kuidas Jumal tegelikult meid näeb. Et see on selline julgustus naistele. Amen. Kas sa annaksid uuesti need kirjakohad, näiteks seesama, mis sa andsid selle õpetussõnad 31:17 kohta, okei, ta paneb enesele vöö kõvasti vööle, see on Efesose 6. peatükk. Aga kus see on see, et ta õpetab mu sõrmi sõjaks ja käsivart vaskkambu vinnastama? See on salm 18:35. Salm 18:35. Vaata, kui huvitav, kuidas see niimoodi näeb paralleele, eks ole, kui koos ühes salmis esinevad sõnad tuletavad sulle meelde hoopis teisi kirjakohti ja järsku sa saad aru, millest see räägib, et see ei räägi siin, et ta tõmbas omale hommikumantli vöö kõvasti kinni, ennem kui kööki läks ja teeb oma käsivarred tugevaks, et potte ja panne tõsta, eks, vaid kui sul tekivad püha vaimu läbi seosed teiste piiblikirja kohtadega, siis sa saad aru, millest siin tegelikult jutt on. Ja sellepärast ongi vaja piiblit tunda ja teada, et need seosed saaksid tekkida, sest muidu pühakiri seletab pühakirja. Kui sa pühakirja tunned halvasti, siis sa loedki tublist naisest ja kahekordsed riided ja mis seal ikka siis, eks. Aga sa ei näe siia ridade vahele ja taha, on ju. Aga alles vaata, nagu sa siin eespool tõid välja, et tubli naine on palju enam väärt kui pärlid või siis juveelid või rubiinid ja sa andsid õpetussõnad 8:11. Sest tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne. Nii, ja siin ütleb, tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Ja see ongi just see, mis sa lugesid, mis see tubli tähendas, et see oli seesama sõna, nagu Taaveti meeste kohta öeldakse. Et kuidas sa selle tarkusega sidusid? Vaata alguses, see tubli naine, kuidas sa selle šail, selle sõna lahti seletasid? Et see tarkus on Tubli midagi naine. rubiinides ka väärtuslikum. Sa sidusid nagu, et tubli naine on palju enam väärt kui pärlid ja siis on tarkus on enam väärt kui pärlid. Et sa panid siis nagu selle tubli naisega siia tarkusega kokku. Kui sa loed seda, mis siin edasi on, siis on ju selge, et siin on tarkus ka mängus, on ju, mitte lihtsalt vaprus ja vaimne sõjapidamine. Vaatame siis veel, kui sa juba selle avasid. Mul ei ole küll, mul on vist see inglise keeles on see asi lahti võetud ka samamoodi, aga nagu vist kõik read või sõnad. Aga vaatame, mis siit praegu teile endile ette tuleb. Ta mehe süda loodab tema peale. Kui on jutt kogudusest, naisest ka kogudusest, siis kes on koguduse mees, on Jeesus. Nii, mida siis on? Ta mehe süda loodab tema peale. See tähendab, et Kristus Jeesus kui koguduse abikaasa, tema süda loodab koguduse peale. Mis tunne sul on, kui ma sulle seda ütlen? Minul on mingisugune reaktsioon sees. Kui Kristus Jeesus, meie abikaasa, loodab koguduse peale. Ma ei saa öelda, et mul on väga mugav tunne, nagu mul hakkab miski sees, mul hakkab väike selline ärevushäire ennast ilmutama. Kas kogudus, ma mõtlen iga kogudus või üldse kogudus, kristlus üle maailma, kas see alati ja igal pool täidab oma funktsiooni sellisena, nii nagu siin seda tublit naist kiidetakse, nii et tema mehe süda saab loota tema peale. Milline kogudus on see, mille peale Jeesus süda saab loota? Praegu on vist niipidi, et mees või tähendab, kogudus ikka loodab Kristuse peale. Et see naise süda loodab ikka mehe peale, koguduse süda Jeesuse peale. Naine kuidagi ei tunne, et tema veel nii tubli oleks.
et tema aga peale saab ma loota. ütlen, et see rida üksi, ta mehe süda loodab tema peale. Ainult see rida teeb haiget ausalt öeldes. Ja see teeb haiget, et me näeme, kui kaugel on kogudus veel sellest, kus pruut on alles alaealine tegelikult. Ta ei ole veel küps naine, kelle peale tema mehe süda saab loota. Ja tulust ei ole tal puudust. Jeesus tahab saada oma talendid kasuka tagasi. Ta ütles ju talentide loos, et miks sa ei andnud seda rahavahetajate kätte, ma oleks tulles selle kasumiga tagasi saanud. Aga seal ju peideti talent ära, sellega ei tehtud midagi. Aga siin ta ütleb, see tubli kogudus. Jeesus ei pea muretsema, kas tema talendid toodavad kasumit või mitte. Ta ei pea muretsema, kas need talendid on ära peidetud, vaid ta teab, et koguduse talendid on töös ja mis on see tulu, mida siis Jeesus tahab saada. Ilmutusraamat ütleb, et rahvaste kallis vara, varandused tuuakse sisse Uude Jeruusalemma. Kas Jeesus on mingisugusest kullast ja hõbedast ja bitcoinidest huvitatud või? Jeesuse ainus vara on ju inimhinged. Nii et ta mehe süda loodab koguduse peale, Jeesuse süda loodab koguduse peale ja tulust ei ole tal puudust, seega see kallis vara tuuakse sisse. Inimestel ollakse valguseks. Inimesed tulevad valguse peale. Ma näen, see kallis vara tuuakse sisse sellesse Jumala linna, selle tubli koguduse, selle väelise, võimeka, vapra, südika, võitleva koguduse süda. Vaata, saab Ketu ühendasid selle Taaveti meestega, et see Shail on sama sõna, mida kasutatakse Taaveti meeste kohta. Mis oli veel Taaveti meestele omane, oli tohutu üksmeel. Nad liikusid nagu üks mees, nagu Jumala ingel, ütleb kuskil, et see armee oli nagu Jumala ingel, nagu Jumal ise. Nad olid nii võimsad, miks, sest nad olid üks kõigi ja kõik ühe eest, nad olid täielik üks. Eks? Ja see on see, mis see tubli kogudus on, kes liigub sellises formatsioonis nagu armee. Ka ülemlaulus ta võrdleb ju seda suulemlannat. Ta võrdleb, et ka miks te tahate teda näha, et ta tantsiks teile selle sõjaleeride tantsu, eks. Ja ta ütleb pruudi kohta ülemlaulus, et ta on kardetav nagu väehulk lippudega. Vot see on see tubli naine. Ta on kardetav nagu väehulk lippudega. See on see Shail, eks. Ja vaata, see kogudus on nüüd see, kelle peale peigmehe süda, abikaasa süda loodab ja tulust ei ole tal puudus. Ta ei pea muretsema, kas see naine raiskab kõik ära kuskil, ma ei tea, eBay's või. Ühesõnaga, see tubli naine ei raiska ära seda, mille see abikaasa Kristus Jeesus on kinkinud või on teinud kättesaadavaks naisele. Võtame siit abikaasad, kes on, eks ole. Kui on ühine pangaarve, kas te mehed kujutate ette? Te teete naisega ühise pangaarve, teil on kõik elektrid, kõik makstakse ühelt arvelt. Sina teed tööd ja sa oled nii-öelda kõik rahad pannud sinna pangaarvele. Ja siis sa tahad midagi, sul on vaja osta, lähed vaatad, mis asja, arve tühi. Aga teil oli ühine konto ja naine on kõik ära realiseerinud. Aga vaata siin, Jeesuse konto ei jookse tühjaks. Seda, mis ta on kättesaadavaks teinud, seda ei raisata ära, sest ta teab, et need talendid ja kõik need rikkused, kõik see, mille ta on kogudusele kättesaadavaks teinud, need toodavad juurde, mitte ei jää vähemaks. Need, kellel on kunstiand, need inspireerivad teisi tegelema kunstianniga. Need, kes on piibliõpetajad, inspireerivad uusi
uurima piiblit ja saama piibliõpetajateks. Mis iganes, ühesõnaga, mis iganes anni või talendi ta on andnud, see toodab samasuguseid juurde. Seesama and, kui kellelgi on karjase and, ta tegeleb inimestega, ta nõustab, ta tegeleb hingehoiuga, mida ta teeb? Ta nakatab teisi, ta on eeskujuks ja tema järel tõusevad paljud nagu tema, kes saavad mingisuguse inspiratsiooni ja ettekujutuse, kuidas on õige inimestega ümber käia, kuidas nende eest hoolt kanda. Iga and, iga võimine, iga kutse, iga talent toodab ju juurde. Nii et siin, vaata, siia võib selles 11. salmi jäädagi kinni. Tulust ei ole tal puudus, sest ta mehe süda loodab tema peale. Kas ei ole huvitav? Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. No mis te selle kohta ütlete? Kui mind huvitab praegu, kui see koguduse kontekstis. Naine kui kogudus, kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Kuidas teeb naine mehele kurja? Siis, kui ta on rahulolematu, on ju. Naised, kes kogu aeg ei ole rahul, kogu aeg on neil puudus. Mees ikkagi ei taga talle nii head elu, kui naine tahaks. Vaata, mida piibel ütleb, et parem on vist katuse nurgas, kui mis asja riiaka naisega või kuidas see kirjakoht ütleb seal, eks? Et nagu see on tilkuva katusega või? Kuidas? Tilkuva katusega või? Tilkuv katus ka ja kuskil oli veel ka, et parem kuskil, ma ei tea, nurgas oma ette kui riiaka naisega, eks, ja see on nagu katusalaline läbitilkumine, eks. Kuidas veel on? Ma olen näinud, mismoodi naised suudavad oma mehi alandada teiste ees, seltskonnas. Naine võib öelda seltskonnas oma mehe ees teistele, ärge teda kuulake. Aga nüüd ongi see, et kuidas kogudus esindab Kristust ja mida ta ütleb oma abikaasa kohta teistele avalikkuse ees. Ma ei räägi siin täiesti nendest jõhkratest pattudest lausa, mida tehakse, mis teeb mehele kurja, sest kuidas ta teeb mehele kurja? Ta määrib selle mehe mainet. Vaata, kui öeldakse, et kristlased on sellised ja sellised. Kõik need pastorid on sellised ja sellised. Kui maailm ütleb selliseid asju, nad ju tegelikult see teeb mehele kurja, see teeb ju Kristusele kurja, on ju. Kui saab öelda koguduse kohta, sest see on Kristuse kogudus, miks inimesed ei taha tulla Jeesuse juurde, on sellepärast, et tema naine ehk kogudus on teinud talle kurja ja teda valesti esindanud. Et see on see, mis mina mõtlen, teie võite siia juurde panna. Mis asi see on, et kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Vaata, sa ütlesid, Keitu, et seal oli õpetussõnad, oli üks, kus tubli naine on oma mehe kroon. Nii, ja kuskil ta ütlebki, kus Jumal ütleb oma rahva kohta, et te olete nagu laubaehte kivid või te olete nagu kroonijuveelid on tegelikult seal, eesti keeles on laubaehte kivid. Et te olete nagu kroonijuveelid. See tähendab, kui naine, kui kogudus on Kristusele nagu kroon ja kroonijuveelid. See tegelikult on ju selle kuninga au, kui ta seda krooni kannab. On ju? Aga kas, kui see kroon on, võib-olla ei ole nii auline, kas Kristus paneks selle omale pähe? Et vot siin on nagu sellised mõtted, mida võib ka edasi mõelda, eks. Aga mida sa teed 13. salmiga? Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Mis on villad, mis on linad? Linane on õigsuse sümbol. Mis me nende villadega teeme? Gideon pani villad välja, aga kuskil ta ütleb, et kui sa karjad oma südame asjaks, siis on sul seda villa. Kuskil on Jesajas või kuskil ta ütleb, et te karjad oma südame asjaks, siis on sul villa ja midagi ostuhinnaks. Otsige keegi ülesse.
et igatahes mina näen, et villad olid seal kirjakohas seotud, tee karjad oma südame asjaks. Ta muretseb villu ja linu. Nii et ta hoolitseb, mille eest ta orja hoolitseb karja eest. See kogudus hoolitseb lammaste eest. Ta teeb karjad oma südame asjaks ja ta hoolitseb õigsuse eest, puhtuse eest, pühitsuse eest. Jeesuse juuksed olid nagu valge vill, eks. Et ka siin on kuskil midagi, igatahes minu jaoks assotsieerus seda muretseb villu ja linu, et ta teeb karjad oma südame asjaks ja ta hoolitseb õigsuse eest, puhtuse eest ning töötab virkade kätega. Mis sa selle kohta ütled? Kui Eelia palvetas vihma pärast, või see oli Elisa, ja tema teener nägi, et see pilv tõusis nagu mehe kämbla suurune. Ja siis ta ütles, et nüüd see vihmakohin kostab, eks. Ja see kämbla, seda kämbla suurust pilve, mis oli täis vett, seda seostatakse viielaadse teenistusega, sest see käsi on 5 sõrme, eks ole, apostel, prohvet, õpetaja, karjane ja evangelist, eks. Ja et kui sa näed, kui viielaadne teenistus hakkab tõusma, siis hakkab varsti vihma sadama ja kõik hakkab rohetama, kõik hakkab haljendama, kõik ärkab ellu. Viielaadne teenistus, mis toimib tegelikus õiges Jumala armus ja et Jumal kasutab kõiki neid viite, siis see toob vihma ja see toob elustumise, on ju. Nii et see kogudus töötab virkade kätega, see tähendab, et viielaadne teenistus on täishoos. Kõik armukandjad on oma õige koha peal ja treenivad tervet kogudust kõigesse sellesse samasse, mida see viielaadne õpetajaskond on pandud kogudust kasvatama ja treenima, eks. Ta on kaupmehe laevade sarnane. Ta toob oma leiva kaugelt. No palun. Sellesama õpetussõnad 31 naise kohta siis mind tabas nagu selline süütunne pigem, et appikene, ma ei ole ju kaugeltki selline naine, aga siis, kui hakkasin uurima, täpselt samamoodi tekkis nagu see ilmutus sellest kogudusega ka. Ja siis seesama kirjakoht, ma mõtlesin ka, et huvitav, et kui sa leiva kaugelt tood, siis selleks ajaks, kui seda süüa saada, on see kõva. Aga tegelikult ju leib on ju ilmutus Jumala sõna, et see ei saagi tulla nii-öelda inimlikust, vaid see peab tulema teisest sfäärist, et mulle nagu tekkis see seos. See on väga huvitav, ta toob oma leiva kaugelt. Seega see ongi see teekond, see on teekond, kus sa lähed väljapoole leeri, kus on see intiimne kohtumine Jumalaga, kus sa saad selle ilmutuse, tood taevast. Taevas on maast päris kaugel. Me palume ju, et nii nagu taevas, nii ka maa peal. Kust me oma leiva saame? Jeesus ütles, minul on süüa rooga, millest teie ei tea. Et minu roog on see, et ma teen oma isa tahtmist. Kus sa tead, mis on isa tahe? Nii nagu taevas, aga selleks sa pead veetma aega, et taevast seda taevast ilmutust saada, et kuulda tema häält. Väga hea tõesti. Mina mõtlesin omal ajal seda, et kaupmehe laevade sarnane toob oma leiva kaugelt. See oli see hind, mida meie pidime maksma, et laevaga Rootsi minna piiblikooli. Et kui ma tulin tagasi, siis mis me olime teinud? Ma olin toonud oma leiva kaugelt, me olime kogu oma omandi maha müünud, et selle raha eest saada minna piiblikooli 9 kuuks. Tagasi tulime ainult kohvritega, täiesti paljad, aga me olime toonud oma leiva kaugelt. Ja kui palju sina oled käinud? Küll Lõuna-Aafrikas sa oled käinud oma leiba toomas füüsiliselt väga kaugelt. Seda vaimulikku arusaamist. Nii et see on tõsi nii isiklikus elus, kus sa tood oma leiva taevasest dimensioonist, aga see võib olla ka see, et mõnel on vaja minna seda haridust omandama või piiblikooli või õppima midagi. Ta toob oma leiva kaugelt. Nii et siin ei ole ükski stsenaarium selle tubli naise puhul välistatud. See on see, mis perekonda, mis lapsi toidab.
Laste toitmiseks. Perekonna, usupere, oma pere. lihtsalt mõtisklen siin. Mina ka mõtisklen praegu täiesti toorelt. Ma mõtlen, et Sambias on see väga kurb reaalsus, et emad peavad tooma oma leiva kaugelt. Et lapsed väikesed on päevade kaupa üksi kodus, vanemad peavad hoidma nooremaid, sest ema peab füüsiliselt tooma oma leiva kaugelt. Ema peab töötama kaugetel maisipõldudel, ei pääse võib-olla nädalate kaupa kojugi, lapsed on täiesti üksi. Sellepärast, et ema toob oma leiva kaugelt, aga mis see on siiski tubli naine. Et ta seda üldse teeb, sest et ma loen ka praegu siin ühe Ameerika missionäri raamatuid Ugandas. Noortüdruk, 18-aastane läks Ugandasse ja lapsendas 14 orbu. Nii et ta oli 22-aastaselt 14 lapse ema. Ja rikas ameeriklanna vanemad olid tohutu palju vaeva näinud, et tagada talle mis tahes hea ülikooli haridus, et ta läheks peale keskkooli kolledžisse ja plika tõmbas uttu ja läks Ugandasse ja nii-öelda mattis oma elu seal maha ja lapsendas seal hoopis 14 orbu ja lõi mingi ülemaailmse tohutu organisatsiooni veel, mis annab lastele haridust, kes muidu ei saa. Aga mida tema ütles, ta ütles Uganda kohta täpselt sama, mida mina tean Sambia kohta, on see, et isasid peaaegu ei olegi. Kõige tavalisem asi, mida sa kuuled, on see, et isa läks ära. Isa ei ole. Isa on kuskil mujal. Isad jätavad pered maha, aga liiga tavaline on see, et lastel ei ole ka ema, sest ema kadus ära, ema läks ära lihtsalt. Emad jätavad maha, seal on, vaata, see, et seal on nagu kristlust, ei tähenda, et see kristlus oleks inimeste elus. Ja kui ei ole, ma näen, et kui ei ole sajandite kristlust nagu Euroopas, 1000 aastat kristlust, siis kõik loomalikud või sest isegi loomade solvanguks seda öelda, loomad isegi ei jäta oma lapsi, aga lähevadki ära. Esiteks saadakse lapsi 13-14 aastasest alates juba ja siis, kui on juba see eneseteostusaeg, ta on 17-18, on tal juba vähemalt 4 last ja siis ta ei viitsi enam. Ja nad lihtsalt lähevad minema ja jätavad oma lapsed, kes siis naabrid ja kes iganes peavad siis hoolitsema. Ja ma tean, et Sambias oli seda palju. Muidugi seal oli ka veel see oli Sambias, et nii nagu Ugandas samamoodi on see, et AIDSi. Noored surevad AIDSi, sest nad on pärinud AIDSi juba sündides oma vanematelt, kes 80-ndatel said AIDSi ja need noored lastesaajad, pisikeste laste emad juba surevad AIDSi ja seetõttu on tohutu palju orbusid, kellel ei olegi ema, kas ema on surnud või on ära läinud. Ja ka sellega võrreldes siin, et see tubli naine, et ta üldse läheb ja töötab kuskil päevade kaupa, isegi kui need lapsed on üksi kodus, ta on tubli naine, et ta teeb seda. See oli siuke väike kõrvalepõige, et isegi siis, kui sa pead oma leiva kaugelt tooma, oled sa tubli naine, füüsiliselt. Kas me jaksame veel midagi vaadata? Ta tõuseb, kui on alles öö ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Mis on võtmesõnad, mis kohe välja hüppavad siin? Öö on pime aeg. Sa tõused, kui on alles öö. Teised magavad. Kui on pime aeg, siis on üks teatud suhtumine. Kui on pime aeg, siis ei taheta eriti midagi teha. Kui on pime aeg, siis tahetakse ainult magada tekk üle pea. Aga tubli naine ajab ennast üles, tubli kogudus nagu Iraanis, ajab ennast üles ka siis, kui on öö, kui on pilkane pimedus katab rahvaid. Näete seda? Ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Kas meil on teenijad? Sa ei ole mingi tubli naine, kui sa ei anna teenijatele nende osa. Aga meil pole teenijaid, mis me siis teeme nüüd? Polegi keegi tubli siin. Pole kogudus ka tubli, sest meil ei ole teenijaid. Aga mis meil siis on? Meil on ju teenijad. Teenijad vaimud on inglid. Ja mida ta teeb? Ta tõuseb, kui on pime aeg.
kui on pilkane pimedus, siis tema lamp ei kustu. Ja mis ta teeb? Ta annab määratud osa teenijatele ehk ta on nii tugev palvetaja, et ta saadab siis, kui on kõige pimedam aeg ja kui on kõige raskem aeg, siis tema lamp ei kustu ja tema inglid ei pea tegevusetult vahtima, sest et kõik on nii depressioonis, et mitte keegi enam ei palveta. On see loogiline? Näete seda? Kui me räägime kogudusest või kui me räägime ka naisest, on pime aeg, tema tõuseb ülesse, tema lamp ei kustu, siin pärast ta ütlebki 18, vaata 18 kinnitab seda. Ta märkab, et ta tulemused on head, ei kustu öösel ta lamp. Mis see tähendab, et ta lamp põleb terve öö ja ta ei magagi, 8 tundi peab magama. See ei ole võimalik, tänapäeval selle elektriarvetega keegi ei hoia öö läbi lampi põlemas. See ei ole mõistlik lihtsalt, kui pere magab, aga vaata, mis see räägib, lamp räägib ju Jumala sõnast ja see räägib ka lootusest. Ta märkab, et ta tulemused on head, ei kustu öösel ta lamp. Seega pimedal ajal ta ei vaibu ära, ta ei vaju depressiooni, ta tõuseb ja ta annab määratud osa teenijatele. Mis see määratud osa on? Ta annab käsud kätte, sest siin 15. salmis ta tõuseb üles, ta valmistab perele roa ja mis ta teeb? Mida vajavad varahommikul teenijad? Nad vajavad töökäskusid. Ta annab määratud osa teenijatele, mida? Ta palvetab selle päeva pärast, ta palvetab selle aja pärast. Ühesõnaga, mida teeb tubli kogudus? Tubli kogudus hoolitseb selle eest, et inglid ei vahi niisama ja ei ole tegevusetud, vaid neil on teenijatel on käed töö täis. Tähendab, sellepärast, et see palve on nii tugev taga kogu aeg. Ta soovib põldu ja hangib selle. Oma käte viljast ta istutab Viinamäe. No siia võib täitsa ära uppuda sisse sellesse salmi juba. Teie olete Jumala põllumaa, ütleb Paulus. Vaadake, mismoodi Jumala sõna peab dekodeerima, näete? Kui sa tunned piiblit, siis sa vaatad ja iga sümbol seob sind teiste kirjakohtadega. Paulus ütleb, teie olete Jumala põllumaa. Külvaja läks välja, seemet külvama, põllumaal, eks ole. Ja siin ta ütleb, see kogudus, ta soovib põldu. Vaata, kes igatseb ülevaataja ametit, kes igatseb Jumala rahvast kokku koguda, neid õpetada, igatseb kogudust üles ehitada. Ta soovib põllumaad ja hangib selle. Ja see on talle kiituseks öeldud. Oma käte viljast ta istutab Viinamäe. Meil on siin neid istutamise unenägusid olnud, eks ole. Oma käte viljast ta istutab Viinamäe. Sa istutad paigale viinapuu vilja kandvad taimed. Sa istutad ja hoolitsed selle eest, et rebaseid ei ole, kes kaevavad urgusid juurte alla. Sa vaatad, et kui sa istutad need viinamarja taimed, kes annavad hiljem head veini ja vein on ilmutuse sümbol ju. Eks, sa istutad taimi, kes hakkavad kandma ilmutuse vilja. Sa hoolitsed, et nende juured on tugevad. Vaata, mis on koguduse ülesanne. Ta soovib põldu, ta ise tahab rassida, ta ise tahab põllumaaga vaeva näha. Ta hangib selle. Oma käte viljast ta istutab Viinamäe. Kui me räägime kogudusest, aga see võib olla ka üksikisik, kes iganes Kristuse pruuti kuulub. Kui sa soovid põldu ja hangid selle ja käte viljast istutad Viinamäe, kes kannab tõelist Viinamäe vilja Kristusele. Kristus tuleb ju Viinamäge vaatama, et vilja saada. Siin tuleb välja, et see tubli mees on väga vaimustatud, kui see naine rajab talle uusi Viinamägesid. On ju? Tubli naine rajab talle uusi, mitte ei ole ainult üks, vaid rajab kogu aeg uusi. Uus põllumaa, uued Viinamäe, need marjaistikud pannakse maha. Ja Jeesusele meeldib see. Nii see naine paneb siis omale vöö kõvasti vööle. See on tõevöö. Selle vöö kohta öeldakse 3 eri asja piiblis.
eks ole, Efesuse 6 räägib tõevööst. Taavet räägib, sa paned rammu mulle vööks, jõu, tugevuse ja veel ta ütleb, see on rõõmu, sa paned rõõmu mulle vööks. Nii et tõde, jõud ja rõõm on kõik selles ühes vöös. Kui sul on tõevöö, siis on tagatud ka su jõud ja rõõm. Tõde ei ole, oled sa nõrk ja rõõmu ka ei ole, oled depressioonis. Paned tõevöö kõvasti vööle. Koos tõevööga tuleb ramm ja tuleb rõõm. Julgus, tuleb vaprus, tuleb see elutahe, tuleb see, mis see sõna on, niisugune jõuline, positiivne ellusuhtumine. See tuleb selle vööga. Ja ta teeb oma käsivarred tugevaks. Ja see oli väga hea, mis sa Ketu tõid, see laul 18:35. Et ta õpetab mu sõrmi sõjaks ja mu käsivart vaskhambu vinnasta. Mu oli seal veel. Laul 18, vaatame korra. Ta õpetab mu käsi sõdima ja käsivart vaskhambu vinnastama. Ma tahan jälitada oma vaenlasi ja nad kätte saada ega taha tulla tagasi enne, kui olen neile teinud lõpu. Ma tahan nad purustada, nõnda nad ei saa tõusta, vaid langevad mu jalge alla. Selle võib ilusti sinna tubli naise juurde panna. Vaata, misuke agressiivsus on selles vaimses sõjapidamises, et ta annab oma inglitele, oma teenijatele töökäsud kätte. Sa vöötad mind rammuga, 40. salm siinsamas ütlebki, 18:40, sa vöötad mind rammuga sõja jaoks. Sa surud maha mu alla need, kes tõusevad mu vastu. Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks. Ja siin ta ütleb, ta paneb enesele vöö kõvasti vööle. Ikkagi see viitab sellele valmisolekule sõjapidamiseks. Pimedusele agressiivselt otsustavalt vastuseismiseks. Ta märkab, et ta tulemused on head. Kas me märkame, et meie tulemused on head? Vaadake nüüd viimase 10 aasta peale tagasi või viimase 5 aasta peale. Kui sa oled palvetanud, kui sa oled liikunud kõiges selles jõulises, värskes, kas sa märkad, et su tulemused on head? Need, kes me oleme palvetanud inimeste eest, tervise pärast, vabastuse pärast, kas me märkasime, et meie tulemused on head? On ju, meie tulemused on head ja nüüd on see, et ei kustu ööselda lamp. Miks me peaksime meelt heitma pimedal ajal? Mul on nii head tulemused. Pime aeg on minu võimalus. Vot, näed, ma tahan jälitada oma vaenlase ja nad kätte saada. Ega taha tulla tagasi enne, kui olen teinud neile lõpu. Vaata, missugune on see agressiivne suhtumine tublil naisel, tublil kogudusel, tublil Kristuse pruudil. On see, et ta märkab, et ta tulemused on head, ta lootus ei kustu. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart. Siia ma ei jaksa sisse minna. Siin on mingisugune lõnga kudumine. Mis see koonlapuu on siin? Ta teeb siin villast kangast, eks ole. Siin võite ise mõelda siis. Siin on kindlasti on ka, kui siia minna sisse, kindlasti on see kedervars kuskil, kindlasti on kuskil see koonlapuu, see kõik on kuskile dekodeeritud, see on siia Jumala sõnasse ära peidetud. 20, ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on 2-kordsed riided. Nii, miks ta saab avada oma pihu viletsale ja sirutada vaestele mõlemad käed? Sellepärast, et ta ei karda. Ta teab, et kui tema annab, siis ta ei jää vaeseks, vaid alati tuleb kuhjaga peale. Mida sa külvad, seda sa lõikad. Sul on võimatu anda taevast tühjaks. Vaata, Taavet ütleb seal, kui nad hakkavad ehitama, siis kui Taavet pühitseb, oli see Saalomon või? Taavet pühitses seal ja ütles Jumalale, et sinu käest on see tulnud ja sinu käest oleme me andnud. Et kui rahvas tõi kokku kõik selle vara templi ehituseks või mis seal oli, siis Taavet ütleb, see kõik on ju tulnud sinu käest. Mis tähendab seda, et kui rahvas annab
templisse, templi ehituseks, kuningriigi ehituseks, annab vaestele, vaata ta avab oma pihu viletsale, sirutab vaestele mõlemad käed. See rahvas teab, kui nad annavad, sul on võimatu anda taevast tühjaks. Sest kõik, mis sul on tulnud ju tema käest, on nii? Kõik, mis sul on tulnud, on taevas, on võimestanud sind. Ta on andnud sulle rammu varanduse soetamiseks. Nii, kui see kõik tuleb tema käest, ehk siis taevasest dimensioonist, siis on ju võimatu taevast tühjaks anda. Tead, see on nagu, vaata, need viljatornid on. Oled sa näinud need suured nagu silotorn või siukese viljamahuti? Ja kui alt teed luugi lahti, siis sealt jooksis see vili välja, sest see oli kõik tonnide viisi, see viljamahuti oli täis. Vot see taevas on nagu see viljamahuti. Kui sina seal all teed lahti selle luugi ja annad välja, see ülevalt vajub ju peale tagasi. On ju? Ja näed, siin on, ta avab oma pihud viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast. Ta ei pea kartma, et puudus tuleb. Sellised kogudused on imetlusväärsed, kes ei karda anda välja mõlema käega. Ja ka sellised inimesed on imetlusväärsed, kes usaldavad Jumalat niimoodi ja teavad, et kõik, mis tal on tulnud ülevalt. See lihtsalt kukub peale, see tuleb jälle, ei tea kust, aga see tuleb peale. Puudust ei tule, auku ei tule. Enne palgapäeva ei tule niimoodi, et ei saa poodi minna. Jätkub ja rohkemgi jätkub. Ja ükskõik, kui palju sa välja annad, ikka jätkub ja ikka ei tulnud puudust. Vot see on see sama efekt, et sa siin all maa peal annad välja, ülevalt tuleb kogu aeg peale. Ja siin läheb see veel edasi, siin on, näed, teist sama palju võib edasi veel rääkida. Amen.